õigusrikkumisi toime pannud alaealiste erikohtlemise põhimõtted. 2018. aastal muutusid põhimõtted kuritegusid ja väärtegusid toime pannud laste kohtlemisel. Alaealiste komisjonid kaotati, lastekaitse roll muutus olulisemaks ning politsei, prokuratuuri ja kohtu võimalused alaealise mõjutamiseks muutusid oluliselt laiemaks. Seaduses on nüüd selgelt kirjas: alaealisele võib karistuse mõista või määrata ainult siis, kui alaealisele kohaldatava mõjutusvahendiga ei ole võimalik mõjutada teda edaspidi hoiduma süütegude toimepanemisest. See tähendab ka seda, et alaealise suhtes rakendatavate meetmete valik nii menetluse vältel kui ka selle järel lähtub eelkõige alaealise isikust ning vähem teost. Alaealiste erikohtlemise süsteemis on 7 olulist põhimõtet. Juhtumi kiire lahendamine. Menetluse kiirus on alaealiste puhul esmase tähtsusega. See aitab ka säästa alaealist häbimärgistamisest. Menetlustoimingud tuleb ellu viia ea ja arengukohasel viisil, andes alaealisele võimaluse olla ära kuulatud ja informeeritud. Mida raskem on juhtum, seda olulisem on võrgustikutöö roll juhtumi korraldamisel ja lahenduste leidmisel. Lastekaitsel on keskne vastutus juhtumi lahendamisel alla 14-aastaste laste osas. Eriteadmistega menetlejad. Olulisi otsuseid ja toiminguid teevad alaealiste suhtes spetsialiseerunud ametnikud, kellel on tööks olulised teadmised ja isikuomadused. See tähendab, et töös osatakse arvestada lapse õigusi ja arengutaset ning kasutatakse sobivaid suhtlusvõtteid, mis aitab luua usaldust ning pakkuda toetust. Alati hinnatakse, millised on kaalutletavate meetmete positiivsed ja negatiivsed mõjud alaealise tulevikule, sealhulgas uute rikkumiste ennetamisele ning õiguskuuleka käitumise toetamisele. Riskid ja vajadused. Esimesel võimalusel kaardistatakse lapse abivajadus ning riskide tõsidus. Sellest lähtuvalt prioriseeritakse ka juhtumid. Liialt nõrk sekkumine ei pruugi õiget tuge pakkuda ning liialt intensiivne aga viia korduvrikkumisteni. Kasvatuslike mõjutusvahendite kasutamine karistamise asemel. Alaealise positiivseks mõjutamiseks on oluline tagada aktiivne, kaasav ja normikohast käitumist soosiv suhtlus, võimalused kuriteo tagajärgede heastamiseks või hüvitamiseks ning meetme valik lähtuvalt lapsest ning tema võimest mõjutusvahendit kanda. Nii väärteo kui ka kriminaalmenetluses on võimalik kasutada ja omavahel kombineerida mõjutusvahendeid, hoolimata teost ja süütegude arvust. Lapse vastutus. Olulisel kohal on, et laps ise mõistaks oma teo keelatust ja selle mõju ning oleks valmis tegema ea ja jõukohaseid pingutusi, et korvata oma teo tagajärjed. Selleks, et tegusid heastada ning enda väärkäitumist mõista, vajavad lapsed kõigepealt mõistmist ja toetust. Vanemate kaasamine. Alaealise vanemate kaasamine on oluline reegel nii ülekuulamisel kui ka teistel toimingutel, millest võib irduda kas alaealise enda või menetluse huvides. Vanema läbimõeldud kaasamine aitab suurendada vanemlikku vastutust, kui ka võtta lapsel vastutust teo tagajärgede heastamise eest. Perepõhised sotsiaalprogrammid on tõhus viis korduvrikkumiste ennetamiseks. Vähem vabaduse kaotuslikke meetmeid. Alaealise vabaduse piiramist välditakse, kuni alternatiivsed meetmed käitumise suunamiseks on ammendunud. Alaealiselt vabaduse võtmisel tuleb seda teha võimalikult lühikeseks ajaks ning vaid sellisel juhul, kui alaealise käitumine ohustab reaalselt kas teda ennast või teisi. Sellistele otsustele eelnevad võrgustikukohtumised ning kogutakse vajalikud ekspertarvamused.